Numbrituvastuskaamerad töötasid suve alguseni, siis leiti, et õiguslik alus puudub ning kaamerad suleti. Nüüd ootab politsei hetke, millal seadus jõustub ja paneb koheselt serveri taas tööle. Mis on teistmoodi? Seadusemuudatus viib selle salvestiste hoiustamise aja madalamaks. Kui varasemalt oli ta 3 kuud, siis uue seaduse järgi on see 1,5. Küll peab tunnistama, et ka varasemalt siis meie andmemahtude osa võimaldaski hoida ainult 1,5 kuud, et praktilisest töövaates ta tohutult palju ei muuda. Riigikogus hääletas taas tööle panemise poolt 49 ja vastu oli 16, üldse ei hääletanud 22 saadikut. Isamaa esimees kaamerate vastu ei ole iseenesest, aga tema arvates pole praegune kord ka piisav, sest töölepanek paigutub tema sõnul korda, kus tahetakse erinevate sammudega inimesi aina rohkem jälgida ja kontrollida. Ma ei välista neid kaamerad kui niisugusi eraldi võetuna õiguskorra meetmena. Aga praegu ma näen seda nagu väga tugevat instinkti niisuguseks kõike hõlmavaks jälgimiseks, ammugi veel pangakontode ja muude, ütleme siis väga privaatse ruumi informatsiooni ligi saamiseks. Asi tekib või menetlust asi, kus on need inimesed ju kirjas, kes on võinud seda vaadata, kes on vaadanud, ja kui kellelgi on kahtlus, on seda võimalik ka ju sealt politseist järgi vaadata. Et ma arvan, et me peaksime politseid ikkagi ka usaldama selles mõttes, et nii hull see asi vast ei ole. Politsei teatel pannakse kaamerad tööle kohe kui võimalik, sest kuigi kuritegevust saaks avastada ka teiste meetoditega, võtvad need rohkem tööaega. Büroo juht toob näite, et mõned päevad tagasi katkestas suur hulk politseinike muud tööd ja teiste kuritegude uurimise, et lahendada inimröövi kahtlust. Politsei ikkagi esimesest hetkest teate saamisest käsitles seda väga kriitilise inimröövina, rakendas kõik ressursid ja numbrituvastuskaamerate olemasolul oleksime me suutnud selle kordades kiiremini lahendada. Aga samasuguseid juhtumeid on meil veel ja veel, et näiteks teame, et Lääne- ja Lõuna-Eestis tegutsevad vargad. Oleme aru saanud, et tegemist on välisriigist tulevate varastega. Küll aga meil puudub igasugune võimalus näiteks eelhoiatusena saada aru, kus nad tulevad, millal nad tulevad ja kuhu nad liiguvad. Ehk siis selline politsei reageerimine on selgelt problemaatiline, raskendatud. Lisaks pääsevad kaamerate andmetele ligi politsei käest iga kord luba küsides Maksu- ja Tolliamet kuritegude uurimiseks ning Kaitsepolitsei ja Teabeamet.